Kuidas nad seal nõus olid üldse Raiduga? Küsimus on nagu. Ma mäletan seda Jasperi 21, sest ta ikka oli päris mitu katset, kus me pidime sest mööda sõitma, said jälle tee ääres. No ei, mul oli ikka nagu suht vau, nagu, et autoga saab nii kiiresti sükse kruusa tee peal sõita. Ei, eks ema ikka muretseb, alati muretseb. Ja too, et mina ei saanud aru, et sina ei saanud aru. Natuke liiga palju hoogu ja põhimõtteliselt kohe karistas ära, et seal nagu päästa ei olnud nagu väga midagi, et aga noh. Siis juhtus isegi nii, et Alex on mulle isegi EMO-s kanüüli seda voolikut paigaldanud. Siis mõtlesin mingi teravat asja noa, siis mõtlesin, opa, pastakasid kohe ja pastakaga sai nagu piisavalt sealt ära taotud seda jääd. Tere tulemast kuulama Lightcray podcasti Bensupeade põik, mille toob teieni Phoenixbet. Tänases episoodis on meil stuudios 2 rallipaari jagu inimesi. Toyota programmist Jasper Vaher ja Rait Jansen ja Lightcray meeskonnast Joosep Ralf Nõgene ja mina, Alex Lesk. Tere, poisid! Tere! Tere! Väga tore, et kõik tere suust välja said. Kuna te olete väga jutukad, nagu me juba aru saime, siis esimese asjana alustame täna kiirküsimustega, et te saaksite nagu vastamise selgeks, et siis me saame nagu juttudega edasi minna. Ja ma alustan Joosepist. Ehk siis sul on 5 küsimust ja sa vastad neile lihtsalt kumb variant siis. Ja võimalikult kiiresti, mingit mõtteaega siin ei ole. On ju? Alustame. Toyota Celica või Volvo 940? Volvo. Suusapuhkus mägedes või soojal maal basseini ääres? Suusapuhkus. Tartu või Paide? Tartu. Sõpradega kalale või üksinda sportautoga ringi sõitma? Sõpradega kalale. Pärast rallit väike saun või pidu linnas? Väike saun. Väga hea, tubli. Lähme edasi. Rait, sinu kord. Nii. Esimene küsimus. FC Kohvile või Toyota Gazoo Racing? Toyota Gazoo Racing. Kirp või täi? Kirp. Shooters või seik? Seik. Tehniline asfaldiralli või raske ja kivine kruusaralli? Tehniline asfaldiralli. Juuksed või habe? Juuksed. Väga hea. Jasperi kord. Siiamaani tuleb päris hästi välja, te olete väga tublid olnud. Ja sama raskete küsimustega põhimõtteliselt edasi. Suvi või talv? Talv. Blondid või brünetid? Brünetid. Olla 10 korda WRC poodiumil, aga ilma võiduta või 1 korra, aga see on WRC ralli võit? Võit. Ott Tänak või Romet Jürgenson? Ott Tänak. Puhkepäev kodus või tugev trenn suuskadel? Tugev trenn. Saad ikka trennimees? Pigem küll. Talvel saite päris palju, või kõik saime rallit sõita. See tähendas seda, et sellel aastal oli vähem aega suusatada ka sulle? Jah, võrreldes eelmiste aastatega võib-olla natuke vähem, aga ei sai suuskadel ka päris oma jagu aega oldud, et ei saa kurta. Mõne hea tulemusega tegid või oli rohkem siuke trenni peal olek? Ei, pigem rohkem trenni, jah, võistlusi sai ainult vist paar tükki teha ja ega sealt midagi head ei tulnud, aga ei, selles enda jaoks ikka hea võrrelda teistega. Vorm oli nagu kehvem kui eelmistel aastatel? Ei, kindlasti mitte, pigem oli vorm just parem, aga lihtsalt kuidagi oleks võinud veel parem olla, kui oleks rohkem trenni teinud, aga noh. Siuke Eesti spordivärk, et tulemused ei tulnud järgi, et vorm oli hea muidu? Ei, enda jaoks oli hea, jah. Aga sa oled mingis suusaklubis ka või? Tiimis? Jaa, ma olen jah. Rakveres on selline väike suusaklubi, jah, kus me koos treenime. KF suusaklubi on jah nimi. Shootout KF. Teeme koos trenni ja natuke võistleme ja käime koos laagrites ja selles päris äge. Raitu ka suusatama kaasa võtsida? Ta pilte pani küll sotsiaalmeediast, et ta oli kõva suusamees. Ei, Raitu ma pole kordagi elus näinud suusatamas, nii et ei tea, mis mees on. Minu teada Rait on isegi laske suusatamist praktiseerinud. Jah, ühe korra olen jah. Käisid talvel nüüd suusatamas ju? Ja jõudsin täpselt 3 korda. Kuidas välja tuli? Ütleme nii, et pigem kehvasti, aga... Võidu ei sõidaks täna. Siis tuleb ralli juurde ikka jääda. Joosep, sa vist ei ole väga kõva suusataja või? Ei ole. Murdmaan ma tahaks osata, aga ma ei oska. Ma ei tule välja. Mul on treener sulle pakkuda järgmiseks talveks. Oleks vaja küll. Saate koos tõmmata. Mul nagu suusad on olemas, aga ei tule välja. Ma ei mäleta, millal ma viimati suusatamas käisin, mingi 5 aastat tagasi, ma arvan. Aga ma olin väga kõva selles, siis 5 aastat tagasi veel. No, kui me räägime rallisõidust, palju me suusatamisest ikka räägime, siis alustame äkki sellest, et kust üldse keegi ralli juurde jõudis. Ma arvan, see on nagu hea koht, kust minema hakata. Ma arvan, kõigil on tegelikult mingi isa roll selles asjas suht suur, sest et
isiklikult mul oli see, et isa võttis rallile kaasa, kui ma väike olin ja hakkas kohe meeldima, oligi tore ja olingi ralli juures. Jasper? Ega mul on natuke sarnane lugu jah, et isa kunagi tegeles ka autospordiga ja siis kuidagi sain mina ka selle rallipisiku ja hakkasin temaga koos rallidel kaasas käima. Siis mingi hetk õpetas isa mind autoga sõitma ja hakkasin väiksematel võistlustel võistlema ja nii ta kuidagi läks, et pikka aega oli see lihtsalt selline hobi, et rahvasport ja ei olnud nagu otseselt mingisuguseid perspektiive ega midagi. Aga jah, kuidagi aega mööda see läks nagu suuremaks ja tõsisemaks. Kui vanalt sa sõitma hakkasid? 8-aastaselt. Nii et suht noorelt ikka võistlema. Pigem küll jah, aga need võistlused olidki sellised väiksemad külaomad ja jäärajad, et ei olnud mingisugused Eesti karikavõistlused veel. Joosep, sina? Jah, mul on ka. Eks ta ikka isa kaudu on tulnud, aga ütleme, kui ma olin väiksem, siis mind ikka ka käisin rallidel vaatamas ja aga mul oli ikkagi mingi periood elust, kus ma üldse ei puutunud kokku selle autospordiga üldiselt, et ma hakkasin nagu praktiseerima, ma arvan, mingi 11-12 aastaselt ja ma hakkasin kohe crosskardiga sõitma, et tänapäeval meil on need väiksed crosskardid, aga siis mind pandi kohe sinna suurde, et kohe kui pedaalid ulatasid, siis hakkasin jääraja peal sõitma ja ma arvan, ma ikka mingi aasta aega harjutasin niisama ja siis üks päev isa küsis, et kas tahad hakata võistlema või ei taha, et suht konkreetselt. Ma otsusin, et okei, ma tahan. Ja siis sealt hakkasin crosskardit sõitma ja lõpuks jõudsime rallini välja, et nii see läks. Ja Rait oli ka vist isaga rallidele. Ja minul on Aleksiga suht sama. Sa võid vähe kirjada ka seda, sa ei pea nii ei oligi samamoodi, isa vedas lihtsalt rallidele ja sealt tuli see pisik. Ja siis sa tegelikult ise rallisõiduni jõudsid läbi Karl-Johannes Visnapuu. Kuidas see oli? Ja need esimesed võistlused ja rahvarallid, kui sa sõitsid, sa võid nendest ka natuke rääkida, kui me sinna jõudsime. Ja ei no, see oli mingi sügis või hilis suvi äkki või. Siis Karl ütles, et kuule, lähme teeme autosporti ka või. Ma alguses mõtlesin, et teeb nalja, aga lõpuks tuli välja, et päriselt tahab minna rahvarallit sõitma ja ma olin nõus ja siis me tegime mingi 2-3 rahvarallit vist. Mis autoga sõitsid? BMW-ga. Ma olen lükanud teid isegi Hiiumaa rahvarallil. Ja siis no tegimegi need mingi 2-3 ära ja siis üks hetk ta helistus, et kuule, lähme Tartus ühte töökotta. Siis läksimegi sinna töökotta ja seal oli üks ralli 4 ilus ja siis järgmine aeg sõitsime juba sportrallit. Normaalne, kiiresti käis, ei olnud nagu väga küsimust, aga tegelikult jah, sul ei olnud mitte mingit seost kaardi lugemisega enne või noh, sul ei olnud ju tuttavaid ka väga kedagi otseselt, kes oleks nõnda lugenud. Enne ei olnud jah, nagu rallimaailmast niimoodi ei tundnud kedagi. Kes sind aitas, kui sa alguses lugema hakkasid või kellega sa küsisid üldse mingid asju? Kõige alguses oli Andrus Toom vist, tolleaegne Jeetsu kaardilugeja. Siis ta nagu tegi need basic asjad kõik selgeks. Ja siis sealt olid testides olid juba Ken Järve aitas mingi hetk ja siis mingi hetk aitas mind Alex Lesk. Ja siiamaani aitab. Me oleme ka koos omavahel sõitnud. Jah, te olete ka tegelikult rallit sõitnud. Ma olen Jaspergi testis käinud, aga Jasper, sul olid ka esimesed rallit tegelikult ägedad, nagu rahvarallis oli niikuinii äge. Ma mäletan, sa rääkisid mulle kunagi sellest, kuidas sa peaaegu tiitli maha mängisid. Väike pisar oli silmas kuskil kraavi põhjas, aga siis tuli ikka ära. Sa võid seda meenutada, see oli päris äge lugu. Jah, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli 2019 ja suutsin 2 rahvarallil esimesel katsel kraavi põhja ennast kinni sõita. Et mängisin päris hulga punkte maha, aga tol ajal oli veel neid rahvaralli võistlusi hooaja peale nagu nii palju kokku, et sai nagu comebacki teha ja lõpuks ikkagist Hiiumaal kindlustasime tiitli ära, aga jah, iseenesest tol ajal võib-olla mitte nii äge siis, aga jah, meenutada kindlasti päris äge, et juhtus päris palju asju ja nii mõndagi on meenutada. Sportralli debüüt oli Saaremaal. Viru rallil oli, jah. Virus sa said ka sõita, aga Virus sul oli mingi tehniline... Jah, seal meil oli kohe natuke ka mu oma süül, et esimesel katsel vist saime paarsada meetrit sõita ja siis sõitsin küljega kohe vastu kivi kuskile. Siis proovisid hüpata ka päris kaugele vist. Ja siis
vist elektrisüsteemis, muidugi ta ei tohiks midagi teha, aga mingi kala seal tekkis ja siis põhimõtteliselt terve ralli oli selline suht palju veeremist, et äkki paar katset saime sõita nagu, kus auto enam-vähem nagu toimis, aga jah, siis Saaremaal juba pill toimis ja siis sai kuidas Saaremaal hooga tuli välja siis sõitmine? Saaremaal tegelikult esimene päev oli väga viisakas, et ainult asfaldi. Teine päev? Ainult asfaldi peal ja siis see oli nagu okei, jah, aga teine päev keerasime 2 korda auto katuse peale, et võib-olla seal oli tahtmist natuke rohkem kui oskusi, aga ei, eks käib asja juurde. Siis said isalt pahandada ka pärast rallit. Ma mäletan, sa olid hästi tujust ära, ma olin praami peal saga koos, sa ei tahtnud väga rääkida, aga oli... Ei, eks arusaadavalt jah, olin tujust ära ja eks isa ka, ma arvan, liiga heast tujus ei olnud, aga noh, eks tuli see mõru pill alla neelata ja edasi minna. Aga see Viru debüüt sai 21 või aasta? Yeah. Okei. Ma mõtlesin, sa rääkisid sellest VIP-i sõidust. Ja veel enne seda ma sõitsin VIP-i ka jah 1 aasta, et see oli ka päris äge, siis ma ikka püsisin tee peal ka jah. Elamus aasta. Ma mäletan seda Jasperi 21, sest ta ikka oli päris mitu katset, kus me pidime sest mööda sõitma, said jälle tee ääres, sul midagi pilliga oli. See jah, meil oli juba, ma arvan, seal 2-3 korda olime täitsa loobunud, et jäämegi vist raja äärde, aga siis kuidagi järsku jälle auto ärkas ellu ja kuidagi veeresime nagu lõpuni, ma isegi ei mäleta, mis ime läbi, aga jah, kuidagi saime lõppu. Ja Joosep, sinu esimene ralli oli 2020 Kehala ralli, mis tehti, sa sõitsid Simo Koskeleniga seal. Jah. Kuidas see seiklus oli? Ma ei tea, meil oli see suht süke sündmusetu võrreldes kahjuks Jasperiga, nii et mul ei ole nii palju lugusid rääkida. Aga ma mäletan võib-olla mingid erksamad hetked sellest rallist oli see, et me suutsime juba Kaspari Osarist ühel katsele kiiremad olla, see oli mulle too hetk väga tähtis. Ja ma mäletan, et sina olid, Alex oli siis ülekande kommentaator too hetk. Ja siis rääkisid, et näed, et tore, et jälle mingi uus noor on rallist tulnud ja 2 aastat hiljem olime ühes autos, et see on siuke huvitav sümbol võib-olla üldse meie karjääri ajal. See on tegelikult hea, kust edasi liikuda võib-olla, et ongi selle juurde, et kuidas nagu meie hakkasime põhimõtteliselt koos rallit sõitma ju tegelikult suht juhuslikult. Me ei olnud tuttavad oma vahel, me ei olnud Joosepiga isegi tere kunagi öelnud, ma arvan. Ja. Lihtsalt ühel hetkel mulle öeldi, et... Sa tulid üht testi kohale lihtsalt. Jaa, mulle põhimõtteliselt öeldi, et Joosepil on kaardilugejat vaja, et tahad tulla ja siis ma olin mingi, no mul on Eestis aega lugeda, lähen testi kohale, aga Simo Koskinen oli siis kaardilugeja Joosepil ja Simo on must, ma arvan, mingi 25 senti pikem äkki või? No peaaegu. No ta on ikka pikk poiss võrdes minuga. Siis ma läksin sinna istmesse ja ma nägin ainult metsa, puuladvad olid ainult. Ja siis ma pidin lugema ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu mingi noor kutt arvab, et okei, et nüüd tuleb mingi kaardilugeja maailmas käinud juba kõrval ja ma ei näe mitte ühtegi kurvi ka. Ja siis mul oli kogu aeg see, et ma pean tunde järgi enam-vähem ära lugema. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma ei tea, kas ma olen õiges kohas, aga peab olema, sest ta ei ütle ka midagi, aga enam-vähem vist vedas välja. Ja too, et mina ei saanud aru, et sina ei saanud aru. Jah, nagu selles suhtes oli nagu põnev see esimene kord, aga jah, meid pandi nagu juhuslikult sattusime kokku. Teil on tegelikult mõnes mõttes sarnane, kuigi te teadsite natukene rohkem ühte-teist, aga te ei olnud ka suured siuksed sõbrad, et koos oleksite iga päev kuskil hänginud ja jutustanud öödesega, et te olite ka ju pigem nii-öelda lõpuks sattusite kokku. Natukene tänu mulle ka, sest et ma ikkagi ütlesin Itaalias, kui me Jasperiga käisime, et vaat see Rait ei ole nii hulvend üldse, aga võib-olla räägite oma nagu dünaamikast ka siis selle autos, et selles mõttes ikkagi veits nagu võõrastena mõnes mõttes saite siin autosse kokku. Jah, ma arvan, et me olime mitu aastat samas sõprusgrupis koos teiega, et sealt me nagu üksteist teadsime varasemalt, aga jah, Raiduga nagu väga palju dialoogi ei olnud, et... Kus teil esimene ralli oli üldse? Kus te koos läksite või mis see esimene kord oli üldse? Itaaliasse. Kohe otse, jah. Jah, see oligi aasta aega tagasi vist täpselt. Sjoko ralli. Jah, et ühendust võtsin mina 24 aasta lõpus, et võiks nagu arutada seda teemat ja siis Rait oli nõus. Ja siis kuidagi sattusimegi niimoodi, et sõitsime Itaalia meistrivõistlusi koos Raiduga eelmine aasta. Oli alguses nagu võõras käsi, kui sa nagu, ütleme, et ikkagi okei, sul on ka päris mitu erinevat kaardilugejat, selles mõttes sa olid ikkagi nagu harjunud natuke nende vahetustega, aga... Ei, minu jaoks see nagu väga suur muutus ei olnud, et pigem see klapp oli nagu kohe algusest päris hea, et õnneks oli see, et kuna me läksime kohe asfaldi peale, et kruusa peal me ei sõitnudki ühtegi rallit eelmine aasta koos, et siis
asfaldi peal me olime mõlemad nagu nii rohelised, et koos nagu õppisime, selles mõttes oli hea, et me nagu alustasime suht sama pulga pealt, et selles mõttes oli nagu hea. Teil oli ikkagi, sul oli ju eelmine hooaeg niimoodi, et sul Rait luges on ju Itaalia meistrikaid ja siis Sander luges Sander Pruul siis. Pruul, jah. Et aga ma ei tea, võib-olla sellest tuleb juttu, aga kui tuli kutse Toyotalt proovima minna, et siis sa kutsusid ikkagi Raidu, et see, et no ma saan aru, et Sanderil on kindlasti mingid tööasjad, aga et räägi võib-olla sellest ka natuke, et kuidas see välja nägi. Kuidas nad seal nõus olid üldse Raiduga? Küsimus on nagu. Jah, võib-olla. Ei, seal mingit kriteeriumi ei olnud nagu kaardilugeja osast, et kes sul peab olema, et lihtsalt keegi, kes sul kõrval istub ja kaarti loeb selles mõttes, ei mitte midagi halvaga selles mõttes. Et miks see nagu valik Raidu kasuks langes? Ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin, et miks mitte minna Raiduga, et meie mõlema jaoks oleks see nagu selline nagu kogemus, et see oleks nagu just äge, ma arvan. Et ma nagu enam täpselt ei mäleta, mis see nagu põhi nagu tõukeks oli, aga ma arvan jah lihtsalt, et meie mõlema jaoks oleks see nagu uus kogemus. Selles suhtes ega need nagu, kui me nõnda mõtleme, me ikka aastas nagu suht palju päevi vedame koos autos teie, nüüd see aasta saate eriti palju nagu kõikide testide ja reiside ja asjadega koos, et nendest me jõuame rääkida ka, aga nagu meeletult palju päevi ära ei tüdi juba vahepeal, et nagu see, et sa oled kogu aeg, sest see on nagu reaalne küsimus, mõtle, sa oled nagu suhtes põhimõtteliselt selle teise poolega, et ma ei tea, Joosepiga meil on suhteliselt hästi selles mõttes aastate jooksul olnud, et meil on alati mingid pausid vahel mingil hetkel, et ma ei jõua väga ära tüdida Joosepist ja Joosep minust ka ilmselt väga. Ja, kui see 23 aasta oli päris suht piiripealne. 17 rallit. Räägi, noh. Jah, et nagu kuidas teil on, et nagu praegu on lõbus veel või? No praegu on veel lõbus, pigem vist. Ei, minul on küll lõbus selles mõttes, et mitte küll alati, et selles mõttes vahest peab ikkagist nagu distantsi ka nagu selles mõttes hoidma, et lihtsalt jah, ei tüdineks nagu liiga ära, sest ikkagist need rekkepäevad on vahest nagu üpris pikad ja seal 2 või 2,5 päeva järjest tõmbad ja siis kohe lähed veel nagu võidusõiduautosse ja õhtuti veel vaatad videoid koos ja teed kõike koos, siis võib-olla jah, õhtusöögil ka kogu aeg ei viitsigi nagu koos millestki arutada, aga ei, selles mõttes ära ei ole tüdinenud, . Aga rekkepäevadel või ülesõitudel, pigem siis ütleme rekkepäevadel nendel, mis te autos teete, räägite juttu, kuulate midagi? Kuulate muusikat? Enamasti me Raidu muusikat kuulama. Raidu muusikat või? Ei, see on ikka, okei, jah. No Rait ühendab tavaliselt selle Apple CarPlay'ga ära ja siis ma pean seda muusikat kuulama, et võib-olla mitte alati minu nagu lemmik, aga selles. Mis see lemmik on? Ma kuulan suht kõike, aga ütleme nii, need laulud, mida ma kuulan, siis need nagu Raidule ei meeldi millegi pärast. Mis need on siis, Rait? Kuulab mingi... No Loutit ikka. Ja Louti ja siis need noored ja neljased ja mis see. Ega ei ole ainult see ka, et ega ma kuulan mingit vanemad muusikat ka, mingi veits retrokat ja seda kuulan ma, siis on nagu põhjalapp. See on päris äge ja mingit elektroonilist või mingit tänapäeva popmuusikat ka. Teil on enamas ajast ikkagi mingi muusika, kui te nagu sõidate taustaks? Enamasti vist küll, jah. Aga me niisama väga ei jutusta seal. Meil on suht tihti kusjuures nagu, või ütleme, see on siis Joosepi poolne jällegi, temal on telefoni ühendatud, aga see on okei. Meil on pool ajast on mingid podcastid, tihti on mingi siuksed mingid, mida ma ei ole kuulnud. Tarkade klubi. Ja teine on Tarkade klubi, mis on mälumäng ja siis ma arvan, ma ei tea, mingi 3 hooaega mälumängu mänginud, tänu sellele Joosepi koos, sest et iga kord on mingi, täna tuli uus Tarkade klubi välja ja läheb tund aega episoodi. See 23 hooaja lõpus kuulasime juba rallide ajal ka panime seal. Jaa, me panime ülesõidul Tarkade klubi. 2 katse vahel. Hoiab mõtte, vaata töös. Me ka ju vist ralliautos ka, ma ei tea, mina ei olnud varem kunagi ralliautos mingit muusikat ega mingi podcast'e kuulanud, aga siis jah, eelmine aasta mingil ralli ma mäletan, hommikul parkvel mees sõitsime välja ja järsku mingi tümm hakkas kõrvakatest tulema, ma mõtlesin, okei, ei ole nagu hullu ja tegelikult oli täitsa fine isegi vahepeal, et võib-olla kogu aeg ei taha jah, et see muusika seal nagu sulle kõrvakarjuks, aga vahest on nagu hea, et aitab nagu mõtteid mujale saada. Ma olen nõus, päris ja just need pikad ülesõidud seal Itaalias nagu siis seal. Ma pole veel Toyotas seda tööle saanud, seal on sisse ehitatud see Bluetooth, aga see ei tööta nii hästi, kui muudes autoses on töötanud. Teil on selge või? Ei ole jõudnud veel näppida. Siis kui te selgeks saate, siis tulge õpetage. Ma tean, kuidas käib, aga see ei kuule mitte midagi tuksis. Rallivälisel ajal ka, kuna me rääkisime just, et nagu kokkupuutid on nii palju, nagu mingi, ma ei tea, käite koos mingi, ma ei tea, pädelit mängimas, mida meie vahepeal Joosepiga oleme teinud, aga suht vaja, või teil on nagu rallivälisel ajal on nagu 0 või? Suhtlust? Pigem hoiame vist
nagu nullina seda väga mõistlik, ralli ajal nii palju kohas. väga mõistlik. Räägime teie programmist ka. Te olete nüüd nagu ikkagi tehase meeskonna mehed, päris uhke on öelda, on ju. Rait Jansen, tehase meeskonna kaardilugeja, Jasper Väär, tehase meeskonna piloot. Me oleme siin niisugused eratiimi mehed, vaata, et nüüd on hea koht võrrelda, kellel mingid kuskil kasud sees on, aga tegelikult ma tahaks, et te räägiksite sellest, et kuidas te, korra õrnalt puudutasime ka, et te läksite koos sinna katsete jaoks, eks ole, mis Toyota tegi, kus siis valiti välja 5 pilooti oli seal. Rääkige natukene sellest, et kuidas see asi seal välja nägi. No lihtsalt, et mida mõtlesite, mida tundsite. Esimest korda saite mõlemad Rally 2 autoga seal sõita, et see oli päris pöörane, ma ei tea, nädal või nädalavahetus või ma ei tea, kuidas see välja nägi teil seal. Jah, enam-vähem mis nädal aega oli see kogu asi seal kokku. Jah, põhimõtteliselt 5 päeva või midagi. Jah, esimene päev oli selline tutvumisvoor, et vist käisime veel autodes istmeid paika panemas järgmisteks päevadeks ja siis oli 3 päeva sõitmist ja siis viimane päev oli puhtalt sõitjate teema, et oli seal füüsilised sellised katsed siis. Ühesõnaga nädal aega läks ikka ära, niisugune laager. Ja, selline nädalajane projekt jah, et Rait võib rääkida, mis ta seal tundis või mis ta arvas, et ma tahaks mõlema teie esimest emotsiooni nagu Rally 2 autost, sest et see on tavaliselt suht nagu teistmoodi, vähemalt mina ütleks oma kogemusest. No ei, mul oli ikka nagu suht vau nagu, et autoga saab nii kiiresti siukse kruusa tee peal sõita, ja. No sina sööd rohkem Rally 4 kogemust ka ainult alla. Ja ei oligi, et nagu see Rally 3 see step jäi et nagu see on nagu veel suurem otse Rally 2. Aga veel õnneks oli seal, alguses oli nagu siuke harjutamine, siis seal nagu siuke väike nikerdamine, no siuke väike testilõik. Siis seal oli nagu, et ohoh, ja siis teine päev oli juba päris katse, siis oli küll, et okei, siuke pill. Sinul endal oli, kõik hakkas nii kiiresti käima, et ei jõudnud mõeldagi või? Jah, mingis mõttes küll, et sa nagu ei adunud ära kogu aeg, mis nagu reaalselt nagu toimub, et see mingi hetk see nagu kiirustoju võib-olla kaob ära, et see, aga ei no muidugi samamoodi see esmane reaktsioon või emotsioon oli nagu mega, et tulla Rally 4 pealt otse Rally 2 peale, see oli nagu ei ole nagu väga võimalik võrrelda isegi, et päris äge ja nii nagu väga selline lihtne oli, et ei pidanud nagu põhimõtteliselt mitte midagi mõtlema, et võrreldes Rally 4-ga siis ikkagist niivõrd palju lihtsam sõita, et põhimõtteliselt lihtsalt keerasid rooli ja kuulasid, mis Rait kõrvalt ütleb, et selles mõttes oli väga nagu lihtne. Ja kuidas see otsus või ütleme siis tulemus selgus, et teie olete valitud, kas te ise uskusite, et see üldse nagu võimalik, kui palju te üldse, ma ei tea, seal võrdlust omavahel saite, ma arvan, te väga ei saanud ju teistega mingid aegu ega asju võrrelda. Et see ikkagi oli lihtsalt ühel hetkel tuli otsus lõpuks, eks ole? Jah. Aga te ise seal omavahel arutasite, et mingi hetk juba, et no peab ära tulema ka või pigem ei olnud niimoodi? Me vist ei arutanud sellest väga midagi. Ja meie käest nagu käidi küsimus aegu, aga ma ütlesin, ma ei võta aegu ja siis. Ja. Aga ühesõnaga see otsus tehti nii, et te olite seal koha peal ja teil öeldi? Ei, see tuli hiljem ikkagist. Okay. Ja räägime siis sellest hetkest, kui see otsus tuli. Ma ei tea, helistati sulle? Mulle helistati, jah. Ütleme nii, see hetk sellest valimisest kuni sinna telefonikõneni oli üsna närvide rohke. Et ma olin üsna ikkagist pinges. Et eks ma sisimas ikkagist lootsin. Ja ma teadsin, et see oleks nagu elu võimalus. Aga jah, kui see telefonikõne nagu tuli, siis mingis mõttes oli nagu ülisuur kergendus, aga teisalt jälle ei kujutanud üldse ette, mis see nagu endaga kaasa toob. Et see pigem reaalne see nagu arusaam siis, mis see nagu endaga kaasa toob, mis see hoomab endaga, siis see nagu tuligi hiljem alles, et kui need käisime testimas veel ja saime nagu teada, mis järgmine aasta endast ette kujutab ja siis said nagu paremini asjadest aru, aga algus oli jah lihtsalt see, et valiti, aga mis siis nagu edasi saab, seda ei teadnud. Ja kuidas Rait sellest teada sai? Ma helistasin Raidule. Nii, meenuta Rait siis. Kõne tuli Jasperilt. Tuli jah. Ei, enne seda valik või see enne, kui me läksime sinna nii-öelda testile, me leppisime ka kokku, et lähme lihtsalt sinna, ei mõtle väga sellele, anname endast parima lihtsalt. Ja siis, kui Jasper helistas, et nagu valiti, ma olin ka, et okei, et kellega sa lähed siis sinna, kelle sa kaasa võtad. Ja siis me arutasime seda ja lõpuks otsustas ikkagi mind valida tegi pärast. Ma segan korra vahele, kas sa meie esimest ühist Rally 2 testi mäletad enne Saaremaad 24 aastat? Ei mäleta vist. Tulete meelde? Tahtsin just selle, et kui sa rääkisid, et mis siis nii palju üllatas autoga, et
et mind üllatas nii palju, et ma oleks rehvi soojendamise esimesel kohe oleks selle piirdesse ära keeranud selle pilli, sest et see rool oli nii kiire lihtsalt. Oled harjunud selle, no ma ei tea, Rally 3-dega erinevate Cliode Fordidega, et noh, et need on ka kiired roolid, on ju, aga nad ei ole nii kiired ja siis Rally 2 on ju kohe, kui keerad, see asi läheb ja siis... Oli asfaldi peal esimene nõks, mis tehti, ma mõtlesin nii metsas. Ja see peaks esimene kord olnud, kui soojendamisel, aga see... aga jaa, see oli jah õigus, see oli seal Rakvere juureski me tegime. Jah, sul nii hull ei olnud, ma arvan. Pole kuulda olnud, et noh, siis poleks ilmselt valitud, kui oleks metsa hakanud soojendama peal minema. No vist soojendamise peale me vist väga palju rõhku ei pannud ka, et pigem... Seal pidid kohe minema andma lihtsalt. Külma autoga. Pidurid tehase värk. Seal kannatab panna. Teil on, ma arvan, kõige suur vahe võib-olla, mis kui me nüüd nagu oma tegemisi ja teie tegemisi selles mõttes võtame, et autod on meil samad, on ju, sõidame see aasta suht palju samasuguseid asju, aga teil on, ma ütleks, taustatiim, on ju, eks ole, te olete ikkagi tehase meeskonnas. Kes teil need põhilised abilised seal on? Ja mis rollides nad on, nii palju kui te tohite rääkida sellest, ma saan aru, et Juho Hänninen on suht välja öeldud nimi, et on teil siuke mentorabiline seal, aga seal on veel inimesi, te võite nii palju, kui te saate kommenteerida, mis nad teevad, kuidas nad on. Jah, minu jaoks on Juho Hänninen kõige suurem abi, et ta on minu mentor ja selles mõttes ükskõik põhimõtteliselt millega mul nagu abi või tuge on vaja, siis ta on olemas ja ta oskab nagu oma kogemuste pealt päris palju kaasa aidata, et mis see on, kas see on siis sõidu pool või on mingisugune legendi nuanss, et ta oskab päris paljusid asju nagu kommenteerida ja kaasa aidata, et kindlasti tema on nagu minu jaoks väga suur abi. Raidul on ka kedagi sükest seal nagu eraldi või sa ise oma asjadega hakkama? No põhimõtteliselt ei, seal on ikka. No Kristo Kraag näiteks aitab, aga ta ei ole ka nagu vaata otseselt Toyotaga suur reisingus. No okei, te olete Red Creal sõidat, et võib-olla jah. Aga ikkagi aga nagu Toyota kaardiluga ikkagi. Ja kaardiluga, no Janne Ferm aitas. Okei. Et Janne Ferm on selline inimene, kellele sa saad igal hetkel kirjutada ja ta tegeleb sinuga või ta pigem oli lihtsalt mingil perioodil korra alguses? Ta lihtsalt oli pigem mingil perioodil. Okei. Ehk siis täna on ikkagi see, et otsi ise abi suures plaanis. Te sõidate Red Creali meeskonnas, seda on nagu, noh, me saame niimoodi öelda, eks ole, ja me oleme Light Creelis kõrval, on ju päris hea, fightida oma veel. Tegelikult on see, et te olete ka nagu Eesti tiimis ikkagi, et Itaalias te sõitsite välismaalastega, nüüd te saate seda asja teha tegelikult mõnes mõttes eestlastega, kuigi teil on, eks ole, insener pandud välismaalane. Jah, meil on meie auto number 1 mehaanik on ka välismaalane. Et selles mõttes meie jaoks nagu otseselt väga ei muuda, et Eesti tiim on, et pigem on lihtsalt tuttavamaid nägusid rohkem ja saad tere hommikust öelda. Sa saad rääkida ikka ju ikkagi, kui sul on autoga kas või mingi probleem, sa saad ikkagi eesti keeles aga ikkagist suhtlus, vähemalt minu suhtlus on ikkagist kõik ingliskeelne, et inseneridega kõik tagasiside andmine ja kui autoga mingid probleeme on, siis see on nagu kõik ingliskeelne, et selles mõttes see universaalne keel on ikkagist inglise keeled, pead inglise keeles rääkima. Aga soome keelt ei ole pidanud ära õppima? Ei ole pidanud jah, et ei ole väga veel külgega hakanud. No meil on selles suhtes Joosepiga tavaliselt nii, et insener on sukene vaheldu meil, vahest on mõni Eesti poiss, vahest on mõni välismaa poiss, et sõltuvalt sellest asjast. Joosep, ma ei tea, sina ka sõitnud nagu Eesti tiimides ja Eesti inimestega koos ja välismaa inimestega, kas seal on vahet ka, kas sa nagu teed seda asja eesti keeles või teed seda asja inglise keeles või nagu välismaalast, kas sinu jaoks on mingit vahet? Ma arvan, et süge, ütleme, välismaa või eestlane, et seal ei ole vahet, aga pigem on suur vahe selles, et kas insener, kellega või kas või isegi peamehaanik ja mehaanikud, nagu, kellega sa koostööd teed, et palju nad siin nagu teavad, et eriti insener, vaata, no, ta lõpuks hakkab aru saama sinu sõidustiilist, on ju, mida sa nagu enam-vähem tahad, on ju, mõni sõidab sirgemalt, mõni loobib rohkem. Ja noh, meil natukene ongi keeruline, et meil nagu stabiilselt inseneri praegu pole, et alati on, praegu on olnud nii, et ikka alati on siuke natuke avastamine ja eks ma pean inseneri ka tundma õppima, sest inseneridel, kuidas nad lahendavad mingeid auto ja seadistuse muresid, võib ka ju mitmed moodi lahendada, et see on rohkem nagu suurem faktor. Üleskutse kõigil inseneridele, kui te olete hea insener, palun tulge. Aga tegelikult siuke küsimus ka veel. Ma ei tea, te saate võib-olla Jasperiga omavahel võrrelda seda, et kui ütleme ralli on sõidetud või ma ei tea, katse on sõidetud mingi analüüs videotega, niikuinii teil mõlemal käib. Sina teed seda pigem üksinda ja ise vaatad, sul on seal mingid mehed, kes vaatavad asja üle või kuidas sul see välja näeb? Selles ma vaatan ikkagist ise need üle
aga samamoodi ka Juho vaatab neid nii palju, kui tal oma väga tiheda ajagraafiku kõrvalt aega on. Aga ta ikkagist üritab ka nii palju kui võimalik neid läbi vaadata ja kommenteerida või vaadata, kas siis sõidu poolt või näiteks ka lugemise poolt on ta päris palju nagu aidanud. Et samamoodi ka insener alati vaatab nagu kõigi videod nagu üle ja teeb sellise üldise siis analüüsi tagasiside, et siis sa tead nagu millele keskenduda ja võib-olla siis teiste sõidust nagu midagi endale ka kaasa võtta, et aga selles mõttes kõige suurem analüüs käib ikkagist sul endal, et sa ei saa nagu teiste peale nii palju loota, et pead ikkagist ise need läbi vaatama ja ise nagu siis aru saama, et mis puudu jäi või mis valesti läks. Aga mis siis täna, senimaani ütleme talvega, et põhilised nüansid on, millele tähelepanu suunatakse. Kui me omavahel korra arutasime, siis meil oli üks ühine probleem oli see Rally 2-ga oli piduri see peak pressure, et see nii-öelda palju sa esialgu seda esimese initial pidurdusega seda pidurit vajutan, et mina sain kogu aeg selle eest nii-öelda puid, et ma tegin selle esimese pidurduse liiga tugeva ja siis ongi, et sealt lõpuks hakkad sa ju tegelikult auto käitumist ja refi kulu nagunii suurendad ja auto ei saa ka nii, ütleme siis, sisse keerata uurina ta peaks. Ja siis kui me rääkisime sellest, siis tõesti oligi nagu üks probleemidest, et see põhimõtteliselt see initial siis pidurdus oli nagu väga nagu tugev ja liiga nagu selles mõttes piik oli nagu liiga järsk. Aga see kuidagi on nagu nende rallidega nagu lahenenud. Et on nagu läinud paremaks, üleüldiselt sõit on, ma arvan, muutunud sujuvamaks, kõik need inputid on nagu palju samas loogilisemad. Et jah, võib-olla kui me alguses esimesed päevad sõitsime talvel selle pilliga, siis oli nagu päris selline harjumatu, aga jah, kui nüüd mõelda, mis nagu veel ikkagi see murekoht on, siis pigem on just need sellised aeglasemad kurvid ja see on nagu minu jaoks nagu probleem, et kuna nüüd enne Riihimäge, mis see viimane ralli oli, siis teisel testipäeval meil oli hommikul kohe selline üllatus ka või selles natuke läks nagu hange ja seal oli päris palju lahtist lund ja nagu keerulised olud. Ja siis see nagu tegi mingis mõttes ettevaatlikumaks ja siis ralli ajal oli ka nagu sellest aru saada, et sellised kiired kohad, ütleme nii 4.-5. käik ja minu nagu tendents on see, et mida kiiremaks läheb, seda mugavamalt ma ennast tunnen. Et aga jah, just siis, kui läksid nagu kurvid aeglasemaks, kus sa pead olema nagu mingis mõttes agressiivsem, et saada autot keerama, siis mul nagu seda agressiivsust või julgust ei olnud, et autot sisse visata ja siis ma seda üritasin suht palju elada selle käsipiduri peal, et ei tahtnud nagu väga palju üleliigseid liigutusi teha, et kartsin nagu seda autot kaotada selle libeda peal siis, aga et võib-olla see oli nagu kui viimast rallit välja tuua, siis see oli nagu kõige sellisem. Ma arvan, me võimegi tegelikult nagu veits neid talverallisi ka, sest et nüüd on talvehooaeg sõidetud, teiega olite kruusa peale suht varsti juba, meil läheb natuke sellega aega, aga ma ei tea, kui me nõnda võtame, esimene ralli oli meil mõlemal Soome meistrivõistlused Mikkelis ja mis oli, Toomioja katse, see oli päris hea katse, on ju? See oli mitmes katse. Teine katse ja 6. ka ja juhuslikult teisel katsel leite teede järde ja 6. meie. Suhteliselt hea katse oli meile. Oli küll, jah. Sama katse. Eestlaste katse. Tegelikult alustasite väga hästi, see oli teie esimene ralli, esimene kiiruskatse, siis juba kogu Eesti kõik ajalehed olid vähemalt 3 uudist valmis tootnud, kui sa seal 3 sekki kaotsid lappile, et selles suhtes nagu algus oli tegelikult hea, teisel katsel läks vähe, ma ei teagi, kivi-kalju nurke, ma ei tea, kuidas seda asja kirjeldada, aga nüüd tagantjärgi te olete niikuinii jõudnud kõigi arutada, mis siis oli, kas oligi hoog oli nii palju peal, tahtmist oli palju või oli lihtsalt mingi õnnetu juhus või oli legendi viga, mis seal lõpuks teil siis nagu saatuslikuks sai? Ma arvan, et oli paljude asjade kokkulangemine, et kindlasti oli seal väike selline legendi viga, just võib-olla viga, ütleme liiga võib-olla optimistlik. Kusjuures ma isegi mäletasin seda kohta rekkaajast, et see ei olnud nagu mulle võõras kohta, aga ju siis võib-olla see nagu tegigi asja võib-olla kehvemaks, et ma nagu justkui mäletasin seda kohta, võib-olla mäletasin teistmoodi. Ja samamoodi ka see minu arust olud olid seal nagu lahtisemad, et see auto nagu kohe esimeste kurvidega oli aru saada, et pill nagu käib ühest äärest teise palju rohkem. Aga sa nagu maha ei hakanud laskma siis selle pealt? Kus see enda arust nagu lasin maha, aga
ju siis mitte piisavalt, et oligi selline üks trikikoht, mis nagu oligi võib-olla väike legendi viga ja põhimõtteliselt ju siis me olimegi nagu niivõrd piiri peal, et natuke liiga palju hoogu ja põhimõtteliselt kohe karistas ära, et seal nagu päästa ei olnud nagu väga midagi, et aga noh, selles mõttes. Kusjuures sama Jasperi koht, kui me tulime esimene läbimine, meil see ralli teine katse, see oli nagu väga puine ja siuke ei tulnud üldse välja. Ja ma mäletan, et selle katsel oli tegelikult sama sellist kohta oli, kus tulid kaljude vahel, oli täpselt 2 tükki. Seda oli mitu korda. Ja siis üks neist oli natuke kiirem ja mul too hetk kurve enne seda kohta, mul oli mingi error seal, ma olin veits kuri enda peale ja nii edasi. Ja siis kui me sinna jõudsime, mul oli ka tegelikult see, et ma nagu mõtlesin, et see on see teine koht ja ma läksin ka sinna liiga suur hooga, aga ma sain nagu õnneks klattisin ära ju, siis mul ei olnud seda hoogu üldse nii palju kui teil on. Aga ma mäletan, et see üllatas mind ka, et selles mõttes, et tuli meelde. Seal peale seda katset, kui me seal ootasime, siis need kohalikud, kes seal olid, need ütlesid ka, et see on mingi runki place tegelikult. Tõlge runki place, mida tähendab? Ohtlik koht, kus juhtub avarii soome keeles. Väga rahv tõlge, aga põhimõtteliselt. Nii on. Pange endale kirja, järgmine kord me ei tõlgi. Meie sama katse peal pimedas tegelikult ka suht lambises olukorras saime lihtsalt rattaläpp alla, ütleme niimoodi. Aga meil oli ka sama viga, et selles mõttes oli rollviga, et tegelikult oli teine läbimine, meil oli ka legendi viga, et see oli veits kiire. Oleks pidanud olema mingi 3+, meie 4- ja siis tegelikult oli kerge ohve, me panime nagu põntsu vastu seda, samamoodi mingid kaljud ja siis seal nagu lõi rooli otsa kõveraks, et muidu oleks nagu suht pääsinud, aga Teil suhtes päris hea katse nagu meie jaoks jääb meelde vähemalt, jätta see nimi meelde. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, et meil oli nii, et Joosepiga Pill läks treileri peale ja surusime kätt ja sõitsime koju, et meil nagu väga keegi pahandada meiega otseselt ei saa, aga teil nagu tehniliselt saab, et teil on seal tiim ümber ka, kes nagu kogu seda asja haldab, et see on nagu ka võib-olla meie kahe vahe, et kui me mingi jamaga hakkame saame, siis me klatime oma vahel ära selle ja lähme eluga edasi. Et kuidas teil oli, et kas teil nagu võeti jutule ka või pigem oli kõik ikkagi, et ikka juhtub? Et see käis väga ruttu teil lihtsalt, saite kilomeetrid üsna vähe seal. Ei, selles mõttes jutuja meil oli loomulikult, et see on nagu peabki olema, aga ei oldi väga inimlikud selles mõttes, et keegi ei pahandanud, keegi ei olnud nagu vihane ega selles mõttes saadi aru, et käib selle spordi juurde kahjuks või õnneks, et midagi teha ei ole ja just nendest asjadest tuleb nagu õppida omad järeldused teha. Ja siis pärast seda rallit meie sõitsime vahepeal Sarma ralli Lätis. Seal vist väga pikalt ei tahagi peatuda otseselt selle juures meie või? Jah, no tegelikult seal oli samamoodi, et olud olid jälle nii lahtised ja lumised, et see nagu, üldse mul ilma pikemalt, mul talvel ei tule väga üldse välja, see rallisõit pole kunagi tulnud, aga ei tegelikult seal natuke oli positiivselt ka, et vähemalt me saime nagu teised läbimised saime ikka hoo üles, et Ja, see ei olnud suurem asi üritus, ütleme nii. Teil oli Artik ja see oli 7. koht, peast ütlen praegu, äkki olite 7. lõpuks. Oma klassi olime 6. Oma klassi 6. Rallikahtades olime 6. Just. Üldi 7. Aga see oli natukene siis rohkem mõistusega sõidetud pärast seda, kui hooaja algus üks hooga metsa vahele jäi või nagu oli lihtsalt kuidagi, ma ei tea, kohalikud on seal alati kiired, et mis te sellest ise arvate? Ma arvan, et kindlasti me sõitsime ise nagu päris kõva reserviga, et võib-olla mingid katsed sõitsime nagu veits julgemalt, kus nagu rääkisime ka võib-olla siis enne katset või pärast reket, et mingid katsed, mis mulle tõesti tundusidki endale nagu ägedamad, siis seal nagu sõitsime natukese paremini, aga jah, enamasti ikkagist oli päris selles kõva nagu reserv sees, et eriti just nende selliste aeglasemate kohtade peal. Aga jah, selles mõttes sul on õigus, et see Artiku ralli on nagu niivõrd spetsiifiline, et esiteks kohalikud poisid kõik teavad neid katseid. Samamoodi seal ka, kuna need lumevallid on nagu nii suured, siis neid nagu annab päris palju omakasuks nagu ära pöörata, mida me loomulikult väga ei osanud, et neid lumevalle, ma arvan, mõned korrad võib-olla puudutasime, aga mitte nagu niimoodi kõvasti, et see oleks nagu väga mingit kasu nagu andnud, et sellest nagu ma arvan võis nagu päris suur kaotus tulla ja loomulikult seal oligi, et hästi pikad sirged, et on üks kurv ja on jälle pikk sirge ja kui sa võib-olla
läbid selle kurvi nagu mõni kilomeeter tunnis aeglasemalt, siis sa terve see järgmised 600 meetrit nagu kaotad jälle, et siis on nagu nii lihtne see kaotus tulema. Ta on nagu veits teistmoodi ralli ka, kui nagu, ma ei tea, kõiki teisi rallisi üldiselt mõelda, et see Arctic on ikkagi natuke omamoodi, et on Soome mõttes natuke siledam ja siuke väga spetsiifilised katsed ikkagi. Kas ta on nagu keerulisem või pigem lihtsam sõitja jaoks just siukeste teedel? Ma saan aru, et seal on palju sirgeid, aga samas seal on hästi palju ka seotud kohti kiireid. Jah, minu jaoks ma ütleks, et ta oli nagu lihtsam, sest ikkagist, mis tegi ta nagu heaks, oli see, et olud olid ühtlased, olud olid väga head ja pigem ongi see, et selline ühtlane nagu rütm oli kogu aeg, et selline flow oli sees, et kui võrrelda näiteks selle Riihimägi ralliga, siis seal oli nagu kogu aeg muutus. Korra oli nagu hästi kiire, siis oli jälle kitsas ja tehniline ja kogu aeg nagu muutus hästi palju, et Arctic on selles mõttes väga, nagu ma ikkagist ütleks nagu teede poolest üpriski nagu lihtne, et loomulikult selles mõttes sinna või nagu kinni jääda, selles mõttes, kui sa nagu väga kõvasti surud on ja nagu Soome kohalikud ka, siis nad sõidavadki seal nagu väga tihti piiri peal üle piiri isegi, et aga kaardilugeja jaoks ma tahaks ka ära küsida, mis vahe on nagu kaardilugeja jaoks, kuidas mina pole seal sõitnud, ma olen testinud paar korda seal Arcticus. Mu meelest seal on nagu hästi ebamugav see, et kõik näeb hästi samasugune kogu aeg välja, vaata kaardilugeja jaoks on nagu hea, kui sul on visuaalselt mingid asjad eristatavad, seal on kõik ühesugune ja lumetolmasi on ka seal päris palju tegelikult vahepeal segab, et kuidas sinu jaoks, kuidas sa ütled, kas on nagu lihtsam või keerulisem või kuidas sa Arcticut hindad võrreldes teiste rallidega? Ja pigem ongi natukene keerulisem, kuna kõik on nagu valge ja siis sul ongi kaks valikut. Kas sul on ainult kõik valge või siis sul on nagu valge ja siis sul on lihtsalt mets nagu kahe vahel. Aga seal nagu ei ole jah siukseid mingeid visuaalseid asju nagu millergi aru saada, kus sa enam. Okei, vahepeal olid seal kuskil nende, need on turbiinid või? Need ei. Tuulikud. Põhimõtteliselt turbiinid. Tuulikud jah. Ja siis nende järgi said aru vahepeal, kus oled, aga muidu oli jah. Aga lugeda oli siis raskem? Nagu selle pärast jah, et nagu välja vaatad, siis on kõik valge lihtsalt, aga nagu katsete mõttes pigem ei? Pigem ei jah. Aga ma tahaks küsida, et sa Jaspar sõitsid ju, oled Rally 4-ga ka sõitnud seal Arcticus, on ju? Ja ma sõitsin jah, turvaautot siis. Aga kuidas sa tunned, kui sa oled nagu, isegi kui sa oled Rally 4 versus Rally 2, kui sa oled ühe korra või mitu korda ühte rallit kunagi sõitnud, et kui lähed uuesti sõitma isegi uue autoga, et kas nagu on abi ka, sest ma olen nagu tundnud, et kui ma olen sõitnud mingit rallit, lähen sinna uuesti sõitma, siis nagu nii palju aitab see, et ma tegelikult tean veits, mis nagu ees ootab. Ta aitab. Ma arvan, et just sellise nagu kindluse mõttes, et sa lihtsalt võib-olla juba tead, mida oodata, aga ütleme nii, kui võrrelda, siis ma arvan otsest nagu kiiruse vahet mul sealt ei tule, et kas ma olen ühe korra rallit sõitnud või ei ole, et seda nagu nii palju võib-olla ei aita, aga lihtsalt selline üleüldine nagu kindlus on nagu suurem, kui sa rallile lähed, et aga mis ma võib-olla veel Arcticu poolest välja tooks, on see, oli mega külm ju, seal oli konstantselt oli -30 ja kõige külmemist oli -37, mis me seal nägime, et see oli nagu mingis mõttes jälle ralli ajal mitte kõige mugavam, aga jällegi meenutada päris äge. Selle -37-ga mul on hea story ka niimoodi, et me mingil ülesõidul hakkasime ref eest taha tagant ette vahetama ja siis paremalt poolt vahetasime kõik ära, vasakult poolt eest võtsime lahti ära, tagant hakkasime lahti võtma, aga see mutter oli kõik ära jäetunud, jääd täis, niimoodi, et ei saanud kuradi püssi sisse panna, siis oli vaja see kuidagi jää ära peksta sealt. Siis mõtlesin mingit teravat asja noa, siis mõtlesin, opa, pastakasid kohe ja pastakaga sai nagu piisavalt sealt ära taotud seda jääd, et saaks trelli taha panna. See oli vist isegi nii külm olnud, et porilapakad. Jaa, need ka nagu läksid tükkideks lihtsalt. Siis murdusid nagu, mulledki nagu, ma ei tea. Kui me testi tegime, vaata eelmine aasta, üle-eelmine aasta. Mõlemad aastad. Siis enne juuniori hooaega Fordiga käisime seal trenni tegemas, siis meil ei puhunud sooja auto. Meil ei olnud seda sooja puhurit. Ja põhimõtteliselt ahju ei olnud sees nii öelda. Ja siis oli autos siuke mingi õues oli -30, toas oli -20 autos. See oli nagu päris huvitav, nagu näpud olid nii külmunud legendi vihiku ümber, kui sa keerasid, nagu sest, et sa kinnastega seal annab keerata seda vihikut, kinnastega ei sõida. See oli nagu korralik katsumus põhimõtteliselt niimoodi, et oleks nagu õue läinud autoga sõitma, lihtsalt õues istunud, tõmbas nagu 2 satsi ära, siis jooksid sooja kuskile, panid näpud lihtsalt kuskile vastu kuradi auto seda, et vales sooja saada. Et ei olnud
tulekindel pesu oli, aga soe pesu oli ka all, et Jaa. see oli päris karm. mul olid dressipüksid ka veel vahele tõmmatud, sest nii külm oli lihtsalt. Aga seoses sellega vaata, kui sul on jällegi teisest küljest, kui sul on, alati talvel on soojapuur sees autos, on ju, siis sul mingi hetk ju hakkab ülipalav, eriti kui pikad katsed on. Sa hakkad ju, mina vähemalt olen talvel hakanud ikkagi higistama ja see on suht ebamugav ja siis samas, kui sa hakkad higistama, siis sul tekib kondents ja siis sul läheb ikka klaas on ja võib niiskuks minna. Jah. Ma higistan ikka, ma arvan, Mhm. veel palju rohkem kui sina, et ma tulen, kui ikka suvel sõidame, siis kui katse on seal 15 kilomeetrit või rohkem, siis ma nagu olen duši alt nagu tulnud, kui ma kiivri ära võtan. Et jah, Arcticus ka ma vist tegin sellist nippi, et mul oli puhur muidu kogu aeg sees ja siis ma arvan, mingi 20 sekundit enne starti ma lükkasin bloweri välja ja skuup oli ülevalt nagu lahti. Ja põhimõtteliselt vahest oligi niimoodi, et katse lõpus mingid pikemad katsed, siis esiklaas hakkas nagu äärtest juba jäässe minema. Ja selles mõttes autos sees oli nagu väga külm on, aga ma just kartsingi seda, et kui see kondents hakkab nagu tekkima ja siis see läheb jäässe, siis on nagu veel nagu siis pole midagi teha. topelt kehvasti, et siis ma pigem oli autos nagu külmem, aga selle võrra lihtsalt see klaas nagu oli puhas vähemalt, et minu jaoks see nagu töötas jah, aga vahest oli jah see, et tunned, kuidas sirge peal nagu tõesti väga külma õhku nagu puhub. Rait virises ka, et näpud külmetavad, jah? Ja varbad. ei virisenud, võib-olla mingi kõige pikema katse mingi, mis seal oli 27. Üle 30 oli vist kõige pikem. See oli see viimane, jah. Ja see mingid pikad katsed nagu lõpus juba ei saanud nagu neid lehti päris hästi kätte. Muidu nagu ei olnud midagi. No varbad küll külmetasid. Varbad olid ikka kogu aeg jääs. Varbaid hommikul põhimõtteliselt kella 8 kuni õhtu kella 8-ni ei tundnud. Ühel ülesõidul niimoodi, et said kossid ära võtta, said sinna ploomeri juurde panna, siis said korra sooja. No kes sai, kes ei saanud. Ja see on hea trikk, ma olen ka teinud seda. Lähme... Isegi tegelikult vana, mingi 20 aastat tagasi seal, kui pillid olid natukene teistsugused, siis seal, ma tean, mõned sõitjad tiimid olid, tähendab, tiim ütles, et ära pane blowerit sisse, et see on pillil vähem jõuda, et seal -30 pidid seal sõitma, et tahad võita või ei taha olukord. Viimase ralli juurde, mis talvel oli, mis oli Riihimäki siis Soome meistrivõistlustel, mõlemad sõitsime jälle ja väga teistsugustes oludes võiksime öelda tegelikult, sest et see oli korralik sula, väga pluss siis väga kruusane, vesine, lörtsi, mega vahelduvad olud, nagu selles mõttes katsete peal oli, iga kurv oli erinev vahepeal. Et selles suhtes esimesena ma kohe mõtlesin, et sulle vist väga meeldivad ka, kui on ebamugavad olud, et teil läks väga hästi, ma ei tea, kes igaks juhuks mainime Eraterit ja siis teised on ju. Ja väga palju puudu seal rallivõidust ja Lappist ei jäänud, et nagu väga-väga suurepärane ralli talve lõppu. Sulle meeldivad siis siuksed, kui on ebamugav või? Pigem küll, aga ütleme nii, see konkreetne ralli, võib-olla talvel mul puudus nagu kogemus selliste oludega, et siis seal ma nagu tõesti tegelikult ei tundnud ka ennast väga mugavalt. Et jah, võib-olla kiiremad osad tõesti, aga nagu seda aeglast osa oli ka seal rallil päris palju. Siis seal kindlasti mitte nii väga, aga selles mõttes jah, suvel, kui vihma sajab ja on mudane, siis see mulle nagu iseenesest meeldib. Seda on tähele pannud Eestis kõik, ma arvan, kes rallis natuke jälginud, kui ilm halvaks läheb, see hakkas alati aega tegema, juba mingi ralli 4 tegelis, et kehva ilm tuli, siis teised ralli 4 võisid olid mingi, täna on tehtud, Jasper läheb. Et selles suhtes sulle sobib kuidagi. Sa ilmselt loed siis teed hästi või millest see tuleb, oled sa ise mõelnud ka, miks sul nagu... Ei tea, kuidagi midagi seal nagu klikib, et võib-olla see, et see pidamine ei ole nagu nii kõrge, sa ei pea kuidagi nagu niivõrd piiri peal kuidagi sõitma, et sa pead pigem nagu rohkem tunnetama nagu seda, et seal vahest, mis mulle nagu ei istu nii palju on, kui on nagu selline lai tee ja selline betonka, mis on nagu mingi lõpmatu pidamisega, siis see nagu mulle just ei sobi nagu nii palju, võib-olla teisel läbimisel suudad nagu rohkem sealt viimast välja võtta, aga esimesel läbimisel tegelikult ei suuda nagu nii palju seda kuidagi usaldada või pigem see on mul nagu keerulisem. Aga jah, mis see Riihimägi rallit puudutab, siis ma arvan, meil see stardipositsioon andis nagu nii palju juurde, et kui Esa-Pekka startis esimesena, siis me startisime seal 7 autot tagapool, 6 autot tagapool. Seda kindlasti jah, aga lõppude lõpuks seal oli, ma ütleks ikkagi seda lumeputru pigem tekkis vahepeal juurde, kui jäi vähemaks, sest et see väike jääkiht, mis seal ees oli, sõideti ka laiali, mina ütleks vähemalt mingite kohtadel. Jah, võib-olla isegi need vennad, kes läksid seal number 3, 4, 5, võib-olla neil oli isegi veel nagu kõige kehvem, sest siis oli nagu see kõik laiali, et meie ajaks oli juba selline hakkas nagu joon tekkima, et okei, Esa-Pekka ajal siis oli nagu selline
mingis mõttes veel nagu põhi on ju, kuhu see just. nagu naast siis haakus on ju, aga pärast seda siis oli selline supp on ju ja siis hakkas jälle nagu joon tekkima, et noh, väga selline nagu varieeruv, ma arvan, et kuna see olud nagu varieerust nii palju, siis sa ei saa nagu kindlalt öelda, et millal see nagu aitas ja millal see ei aidanud, et nagu me nägime ka siis mingitel katsetel oli, Lapi oli ikkagist nagu meist kiirem on ju, ja mingitel katsetel ta kaotas nagu meile mõlemale Patrikuga, et siis nagu ongi, et see näitabki, et katsed olid nii palju nagu erinevad. Aga sõidu mõttes tunne oli ka siis, et nagu oli hea sõidupäev ka, ütleme niimoodi, et või pigem oli üllatus, et te nii kiired olite endal, puhtalt tunde järgi. Ei tea, võib-olla jah, ajad mingis mõttes olid nagu üllatus, aga oma sõiduga ma nagu niivõrd rahul ei olnud, et ma nagu, just nagu ma enne mainisin ka, siis need aeglasemad kurvid nagu, mida oli päris palju ralli jooksul, seal nagu jäi vajaka, ma ise tundsin ka, kuidas need pidurdusmaad ei olnud nagu nii hullud, aga lihtsalt oli selline, oleks võinud nagu agressiivsemalt võtta mingisuguseid kurve ja võib-olla mingid kohad jälle, mida nagu võib-olla pelgasid nagu üle neid olusid on ju ja siis noh. Ja nii ta käib, nii ta on. Joosep, tahad sa ka rääkida sellest rallist midagi? Meil oli ka seikluste rohke. Jah, aga ma tahaks, kes teab, seda meil nii hästi ei läinud kui Jasperil ja Raidul on ju. Aga ma tahtsin küsida huvi pärast, et kas sul ei tekkinud siuke, mul vähemalt see on see, millega mina nagu strugelisin, oli see, et mul tekkis siuke nagu tagurpidi psühholoogia moment, et sul on on ju, et meil sulas kogu jää ja nii palju, kui seda lund oli, see jäi, on ju. Ehk siis see põhimõtteliselt oli nagu suures osas kruusaralli, on eriti mingid need pärastõunased katsed. Et vaata, kui sa sõidadki nagu suvel, sõidad märja kruusaga, siis sul ei ole nii hea pidamine kui kuivaga. Aga siis seal tekkis see olukord, et sul oli kõik plaustine ja märk kruus, aga see piik oma naastudega tekitas sul tegelikult nii haiget pidamist, et mul natuke nagu viskas see nagu errorisse, et sa peadki tagurpidi mõtlema, et sul on tegelikult julm pidamine, et et sina olude meister võib-olla sul seda mure ei olnud, aga ma mõtlesin, äkki samastad. Mul seda olukorda vist ei olnud, jah, mul oli pigem selline loogika, et mida tumedamaks läks, seda kõvem oli pidamine, et siis ma sain aru, seda rohkem nagu on olemas seda pidamist, et kohe, kui ma nägin, et oli nagu valge, justkui nagu näeks ilus talvetee välja, siis tegelikult oli põhimõtteliselt nulli pidamine. Et mul oli nagu see loogika, et jah, mida tumedamaks läheb, seda parem on. Muidugi vahest oli mingite pidurdusmaade peal olid mingid päris normaalsed lombid, siis see nagu veits võib-olla ka pelgasin üle, on ju, et lombis, et võtab nagu täitsa luha, aga tegelikult oli see, et see piik on ikkagist niivõrd palju kitsam, on ju, et ta tegelikult läheb nagu läbi selle lombi ka isegi, et võib-olla neid kohti nagu ka kartsid natuke üle, aga noh. Aga tegelikult sellest aeglastest kurvidest ja sellest pointist ma saan täitsa aru, sest ma sain ise ka aru, et kui me käisime nüüd eelmine aasta Portugalis Rally 3-ga, siis kus see Rally 4 võib-olla natuke segab, see põhi on see, et sa pead nendes aeglastes nelikuga nii julmalt hoogu kandma, et sulle tundubki, et et no way, et see mahub, on ju. Aga tegelikult see mehaaniline pidamine, kõik see on nii hea, eriti kui sul veel mingid rööpad on, siis suur amort võtab nii hästi vastu. See on ka nagu üks suur struggle, et sa peabki õppima nii-öelda seda hoogu kandma ja usaldama, et see on, te saate hakata varsti seda harjutama, aeglasemad rallit tulevad. Jah, selles mõttes küll, et kui võtta nüüd võrdlus Rally 4-ga, siis Rally 4 ja Rally 2 need nagu, mis need, kui on rohkem kui 140 kilomeetrit tunnis ja sellised kurvid on ju, siis neid ju tegelikult sa võtad ikka nagu üsna sarnaselt, aga no mida aeglasemaks läheb, seda rohkem see sõidustiil siis nagu muutub, on ju, et see ongi, ma arvan, praegu, mis vajab nagu lihvimist või harjutamist. Rait, kuidas sul välja tuli viimane ralli? Tulemus oli hea, ise jäid rahule endaga? Nagu enda tööga? Ja enda tööga, jah. Ei, no alati on mingid kohti, kus... Kas sa olid üllatunud natuke alguses? Eks ikka, me Jasperiga vist mõlemad pigem olime. No nii palju, kui me ralli ajal rääkisime, siis sa ütlesid, et ei ole hea tunne oli tegelikult. Esimesed 2 katset oli väga hea tunne, aga siis, kui seal need teised 3., 4. olid, seal oli neid tempomuutusi rohkem. Seal oli vähe rohkem keskendumist ja töötoja, aga... Suures pildis jäid rahule? Ei, rahule ei kunagi, aga... korra Artiku juurde tulles seal rääkisite hangede puutumisest, et kas ühe hange puutusite nii ka, et ei olnud päris mõeldud? Seda võib Rait kommenteerida, mis ta seal tegi. Ei, seal üks oli jah, see oli katse teine läbimine ka veel, kordus läbimine. Ja siis ma ei tea, seal
kuidagi siiamaani lihtsalt olin nagu vait, kuigi oleks võinud edasi lugeda. Neid linnukesi ja vaata. siis jäin veits hiljaks ja siis seal läks natukene. jah, kas siis natuke, aga noh, seal oli ikka klottimist oma jagu. Mehine moment oli, aga õnneks. Päris hea jah, auto oli ikka kahel rattal, aga noh. Tuli tagasi. Pigem oli kiire koht, on ju, kui Ei, olnud. see tulek oli kiire, ta oli Jah. nagu 5. käigu, siis oligi nagu nukk ja siis oli põhimõtteliselt 10 meetrit ja siis oli mingi vasak 3- äkki või Ja, midagi. Sinna Ja siis põhimõtteliselt ma hakkasin sinna nagu nuki peale juba jõudma ja siis Lait ütles, et vasak 3- ja siis läksid ruttu nagu käigud alla ja käsipiduriga nagu auto põhimõtteliselt risti ja siis seal oli kuidagi joppas nagu sellega, et seal oli just väliskurvist selline nagu teeots ja siis seal teeots tekkiski selline nagu 90 kraadi siuke lumevall, kuhu vastu me nagu panime täpselt küljega ja siis see nagu võttis kinni, et muidugi oleks niisama lumevall olnud, ma arvan, et siis oleks saba võtnud enne kinni ja siis oleks nina kaasa võtnud ja siis oleks nagu ära läinud. Ühesõnaga joppas ikka. Seal läks hästi. Korra käsipiduriga ma tahan veel Rally 2 käsipidurist rääkida natuke, et kuidas sa tunnetasid, et kui tulid eriti Rally 4 pealt, et ei olnud mingeid momente, kus tahad, noh, sa pead, vaata Rally 4, Rally 3-ga eriti, sa pead ju kardaani põhjust mehaaniliselt lahutama, on ju. Aga Rally 2-l on, see käib automaatselt, et kas sul ei olnud sellist momenti, et kuskil testis, et tõmbasidki vanast kogemusest julma jõuga ja no siis minul on seda juhtunud. Ei, mul vist lihtsalt seda harjumust ei ole, sest Rally 3-ga mina sõitnud ei ole ja Rally 4-ga oli ka pigem see, mis me eelmine aasta sõitsime selle Peugeot ja Lanciaga, siis see nagu käsipidur oli ka päris tundlik minu jaoks, et mul nagu sellega jah, probleeme ei olnud ja ütleme nii, seda käsipidurit ka ma ikkagist üsna pigem kasutan tegelikult nagu vähe, lihtsalt mul see käsi nagu kipub sinna peale nagu vahest minema, et turvata, aga ütleme nii, enamus ajast, ma ei tea, 80% ajast ma tegelikult seda ei tõmba, et see käsi läheb nagu sinna pihta, igaks juhuks lihtsalt. aga tegelikult sa nagu ei tõmba seda, see nagu ei aita, isegi vahest tõmbad, siis see input on ka nagu nii väike, et ei aita põhimõtteliselt nagu mitte midagi, et no sest ma rikkusin oma esimese Rally 2 debüüdi ära sellega, et käsipiduriga põhimõtteliselt, et tõmbasime päris mitu korda selle pilli sinna tee peale risti. Näed, ongi, et sa pead tegelikult Rally 2-ga, sa pead noh, põhimõtteliselt niimoodi, täppi. väga vähe. Ma tõmbasin ikka kogu õlajõuga põhimõtteliselt, aga noh, see selleks, ma just tahtsin jälle uurida, kuidas teised tunnevad. Räägime, me hakkasime juhtumistest juba tegelikult rääkima, nagu põnevad lood hakkasid juba sündima, eks ole siin. Jasper sai ka natukene oma varasematest seiklustest rääkida. Ma küsiks pigem nii, et kui palju see Jasper näiteks sulle siis, ma ei tea, hinge läheb või korda läheb või palju see sulle nii-öelda mõtetesse jääb, kui midagi juhtub, et kas see on asi, millest sul läheb aega, et üle saada, kui mingi väljasõit on. Sul on neid piisavalt, et me saame nagu, noh, tihti on siin see probleem mingite meestega, et mul ei olegi mingit suurt asja olnud, aga sul on need olnud, sa tead, et sul tuleb pigem nagu, hoog on siiamaani üleval, selles mõttes me näeme, et nagu eluks ajaks külge pole jäänud, aga kas sa pigem pööd neid asju, kui juhtub või täna sa saad sellest pigem ruttu üle, ei jää väga hinge peale? Pigem ma põen seda materiaalset kahju, et see on see, mida ma nagu põen, et Toyotas on sellega nüüd natuke lihtsam. Jah, mingis mõttes küll, aga ikkagist see nagu on nagu terve elu ühtemoodi olnud ja seda sa ei saa ikkagist välja, et see tegelikult sa nagu, mingis mõttes jääb ikkagist siin nagu, ma ei tea, piinama, aga jääb ikka nagu meelde või jääb nagu hinge. Aga mingi aeg läheb mööda ja siis see tegelikult ununeb, et see seni ei ole veel väga pikaks külge jäänud. Kuidas lähedased suhtuvad sellesse, kui vahepeal raputada saad, et on vahepeal ema ikka öelnud ka mingitel hetkedel sulle, et kui äkki aitab poiss, et või on pigem niimoodi, et kuna te olete ikkagi nii kuidagi ralli perekond, võime niimoodi öelda, siis nagu pigem seda muret ei ole? Ei, eks ema ikka muretseb, alati muretseb, et talle ka selles lihtne ei ole eriti veel olla nagu raja kõrval on ja näha ja ei, kindlasti see lihtne ei ole, et ta nagu ei ole sellega harjunud, et see ei ole nagu meie jaoks nagu nii iseenesest mõistetav, et juhtub ja noh, lähme edasi, et me ikkagist nagu tuleme mingi sellisest keskkonnast või et see on nagu meie jaoks ikkagist läheb nagu tõsiselt korda, kui midagi juhtub. Aga siiamaani ta on sind tagasi lubanud ikka sõitma? Selles mõttes, et ta mind keelanud ei ole kunagi, aga eks ta on pannud mõtlema ikka. Seoses ebaõnnestumisega ma tahtsin, mul on see ülipikalt olnud natuke hinge kriipinud. Ma tahtsin seda nüüd siin välja tuua, et kui oli üks aasta, siis kui me sõitsime 23 Rapla rallit koos Raiduga, sina sõitsid, isegi ei mäleta, kellega sõitsid, aga ma mäletan, et oli olukord
peale esimest päeva, et teil oli mingisugune intsident juhtunud seal service'ist väljumisega, et ei läinud vist esialgu läbi AKP, saite trahvi. Ja siis päeva lõpus korra nägime seal Circle K-s vist, mis iganes. Ja siis ma tulin sinna lihtsalt heast taast tulin uurima, et kuidas teil, kuidas ralli läks järgi või kuidas päev läks ja ma ei teadnud, et teil oli juhtunud midagi ja siis ma pärast mõtlema, et kurat, äkki tarvas, ma tulin norima või nagu just ütlema, et mis tegite või et ma just tahtsin öelda, et see on mul hingel on pikalt, et siis on näevad lahendatud. Kui sa nüüd niimoodi meenutad, siis võib-olla mul midagi nagu koidaks, aga jah, too aasta me sõitsime Ebelin Mittendorfiga ja oli tõesti selline päris sul oli üldse seikluste rohke aasta selles mõttes. Ja kindlasti seikluste rohke, aga selline nagu mingis mõttes nagu nõme viga, et oleks võinud nagu väga vabalt olemata olla, aga ega mis sa selles mõttes teed, et mis tehtud? Ei no ikka juhtub, me läksime sama ralli, Rait läks ikka minut varem AKP sisse, aga kohtunik halastas too hetk, ütles, et sa tulid minut varem, kuidas ise kokku võtad Rait? Ei, aga too rallil oli mingi asi veel meil. Meil oli rekke ajal ka mingi kiirusega. Jaa, me saime kiiruse. See mul vist, ühe korra Poola ralli saime ka vist. Elu ainuke kiirusles trahv põhimõtteliselt katsel on tulnud Raiduga. Elu esimene ralli Joosepiga koos ja me saime 2 korda ühe koha peal trahv ja see trahvi saamine oli siuke koht, et see oli nagu, sa said üle sõiduga minna risti üle katse põhimõtteliselt. Aga seal oli piirang ja Joosep on lihtsalt üle ja me saime 2 korda sama koha peal. Poola EM oli see. Poola EM, jah. Aga Rait, kuidas sul on, räägime ikkagi nagu, ma ei tea, perelähedased ja kuidas nad suhtuvad sellest? Sul on nagu väga palju ägedaid saltosiga olnud, sa oled päris kuulsa pildi saanud sealt, kuidas Okiga seisad Paide rallil seal. See oli päris äge, me võime seda võib-olla saame näidata käsi kõrval, aga kuidas sul nagu perelähedased sõbrad nagu pigem kõik saavad aru, et see käib kaasa ja ei ole? Ja ikka selles suhtes küll, et nagu on mõistvad ja kätte ei ole siiamaani keegi ette pannud või vanemad. Sa tegid, kuule, tegelikult sellest Paidest või võiksid ikkagi rääkida, see kui siis oli Henri Põlluga koos oli, eks? Hondaga saite telekaamerat ja mõned saltod, aga see mu meelest selle toredam osa on see, et mis sa järgmine päev, sa olid mingi 3 tiiru üle katusärganud, see auto oli päris puruks, see ei olnud nagu väga pehme pauk. Mis sa siis järgmine päev nagu tegema läksid pärast seda? Siis peale seda oli meil Ironman, aga õnneks ma ei teinud seda üksi, et meil oli Team Ironman ja siis ma pidin jooksma seal. Kuidas jooksmine järgmine päev pärast sükest katust on siis? No algus oli okei, aga seal jooksu lõpus juba, ma ei tea, kas see oli sellest põrutusest, aga nagu mingi parema jala, mingi põllu hakkas veits rohkem valutama kui tavaliselt, aga vähemalt sai tehtud see. Ega päris ikka siuke eriline vend, ma arvan, et 3 tiiru üle katus ära panna järgmine päev Ironmani tegema minna, et see ei ole ka väga siuke tavaline, aga kõva. Käib asja juurde. Käib asja juurde, selles mõttes meil on vist sama. Joosepil on seda põdemist elus vähe rohkem olnud vist? Jah, kui seda küll, aga mul on alati olnud nagu see, et kui ma välja olen sõitnud, mul on nagu meil on 3 suurt väljasõitu, need 2 tükki tulid järjest, on ju. Ja need olid siis meie oma tiimi, oma autoga, et mul on alati hästi piinlik mehaanikute ees. Ja kui me esimesed katused panime, see oli on ju Liepa ja ERC ja siis me panime, järgmine ralli oli Rally Estonia. Ja siis oligi, et mehaanikud olid 2-3 nädalat teinud autot korda, on ju, kõik ilus ja särab ja siis panime uuesti on ju juppideks, siis mul oli nagu oligi, siiralt oli nagu piinlik ja kurb, on ju. Aga jah, ma ei tea. Aleksil on pigem see, et tema saab alati rohkem pihta. Ma saan kõvasti pihta millegivõrst. Joosepil on siuke komme, et ta viskab mu nurga peale selle auto, kui vähegi võimalik on. Üle oma külje ja minu nurga kukub. Alati ma olen pannud kõik kohvid enda küljega, aga niimoodi, et õhus keerab pill nii, et kukub Aleksi nurga peale. Ma olen normaalselt peksa saanud selle, aga see käib asja juurde. Ja ta on isegi Portugalis see ralli, kuhu tega lähete, Abo Moreira, on ju. Seal oli siis meie viimane siuke katus, on ju, 23 aasta, 3 aasta tagasi. Siis juhtus nii, et Aleks on mulle isegi EMOs kanüüli seda voolikut paigaldanud. Jah, me läksime nagu kontrolli seda haiglasse, aga ma ei mäleta, mis seal see teema oli. Seal oli see, et mul valutus natuke kaelaga, tegelikult ta oli lihtsalt kange, on ju, siis seal oli kohe paanika, et kael valutab, pandi see kaela, see tugi või mis iganes, on ju. Ja siis lükati veel MRT-sse ka ja siis samal ajal pandi ka mingi see tavaline mingi valuvaigis, paratsetamool mingi asi. No midagi pandi tilkuma, aga talle pandi nagu kanüül kätte, aga see voolik jäeti. Seal oli see, et see arst või õde pidi, et ma pean minema tegelema ja siis
ütleski sulle, et pane külge või ma ei tea. Ma ei mäleta ka, ma igal juhul kruvisin selle talle sinna ja siis hakkas vaikselt tilkuma. ma mõtlesin, sa pidid. Ei, kanüüli ise ei pannud, ei nii hull ei olnud. Jaa, Ma lihtsalt nagu selle vooliku. Martin Leotoots Karliga saaks hakkama, ma arvan. Jaa. Saakski hakkama. Leotoots teeks ise ära, et shoutout. pärast katust teeks kiire kontrolli. Tal on need kotid kaasa saata. Aga ühesõnaga, sellega on nagu nii, et vähemalt kõigil lubatakse edasi sõita, sellega on hea. Nagu väga suuri takistusi kellelgi ei ole, kui veel juhtuma peaks midagi. Samas see käib asja juurde, me kõik teame seda. Aga sellest peab rääkima ka, sest et muidu järgmised noored lapsevanemad, kelle pojad ja tütred hakkavad rallit sõitma, muidu äkki hakkavad kangest, et saage aru, see on okei, seda ikka juhtub ja seda tuleb ette. See käib asja juures, näed kõik 4 käsi ju. Ja tänapäeva autod on nii turvalised, mis sest, et mõnel tahab puuri rist katki minna, aga ei ole hullu. Jah, isegi kui puuri rist katkil midagi juhtub, kõik on nii vedel. Nii et kõik on hästi. See käib asja juurde. Kuule, räägime lõpetuseks sellest, mis see aasta ees ootab. Me saame aru, et teil on mingi Hispaania, Portugali turnee plaanis ja palju reket ja saate sellest midagi rääkida? Või kui palju te ise sellest üldse teate, kui palju teil lõplikult siin, mis asi on? WRC rallisid te saate ka see aasta sõita midagi? WRC rallisid kindel veel ei ole, aga lootust on. Rally Estonial me ilmselt näeme teid. No lootust on selles mõttes. Kindlat veel midagi ei ole, aga jah, nüüd keskendume rohkem sellele aeglasele kruusale, millest nüüd. Teil tuleb mingi päris hea selles suhtes seeria, ma ei tea jälle, kui palju te tohite rääkida, aga ma saan aru, et teil tuleb nüüd testimist, rallisi ja rekesi. Te käite rekesi, nii palju me vist võime öelda, et te kirjutate, eks ole, MM-rallisi siin Euroopas nii palju, kui te saate. Jah. Palju te järjest ära olete nüüd? No järjest vahepeal paar nädalat vist tegi, aga jah, samas testimist ja kõike seda muud hakkab nüüd päris tihedalt nüüd olema. Terve see aprillikuu ja maikuu ka nagu päris palju. Et siis nagu jälle natuke vaibub see kogu asi, aga jah, see programm, mis on praegu siis nagu ette nähtud kevadeks, on päris tummine nagu selles mõttes, et sõita saab palju ja kindlasti tööd on nagu vaja palju teha, et eriti veel minna nagu sellisele pinnasele, sellistele rallidele, kus ma nagu kunagi ei ole olnud, ma pole kunagi selliseid teid nagu sõitnud, et see on nagu minu jaoks täiesti uus, et ma olen küll asfaldi peal sõitnud sellist tehnilist, aga kruusa peal eriti veel, kui on juba sellistel Soome teedel on nagu aeglastel kurvidel on nagu keeruline, siis seal rallil on nagu enamus kurvid on sellised aeglased on ja seal on nagu seda eksimisruumi kindlasti kordades vähem ka, et kindlasti saab olema päris palju õppimist, aga eks me selleks sinna lämmegi. Rait, kuidas sul tunded on sellega, et nüüd sükeste teede peale saad, sest sina ei ole ka käinud, te olete põhimõtteliselt nagu välismaad suures pildis. Ja samamoodi saamegi alustada jälle. Seda ma mõtlengi, et jälle, et kuidas sina selle osas ennast tunned? Ootad või pigem ei oota? Pigem ikka ootan. Sulle üldiselt suke aeglane nikerdamine ja asfaldi pealt kas või võttes meeldib või pigem oled suke, et suke kodune kiire on? Suke kodune kiire ikka pigem, aga vahepeal on sukest aeglast ka. Peab kõik õppima. Meie hooaeg jätkub Rootsis tõenäoliselt. Kui hästi läheb kõik Euroopa meistrivõistlustel. Teid ka seal näha saab? Äkki saab, jah. Väga hea, siis me saame koos äkki võistlustada sellel, aga suvel Rally Estonial siis ühesõnaga me võiksime nagu rahvale välja lubada, ma saan aru, täiesti ei saa, aga inimesed võiks nagu lipud ja särgid ära tellida Rait Janseni nimega juba. No jah, nagu ma ütlesin, siis lootust on, et tuleb ise tubli olla ja kõvasti tööd teha ja siis ma arvan, on see võimalik. Juha lubab siis. Okei, kuule, aga ma arvan, et me võime tegelikult otsad kokku tõmmata. Ma tänan, et te saite tulla. Soovin teile kõige paremat teie turneeks nüüd seal soojal, erinevates soojades riikides, kus te saate kruusal siis rallisõitu õppida, asfaldil kirjutama õppida. Ja ma ei tea, Rootsis näeme siis äkki. Äkki näeme. Ma arvan, et sellega on meil tänaseks ühel pool. Aitäh, et vaatasite ja jälgige ikka kõiki Lightgrey sotsiaalmeedia kanaleid. Sinna tekib palju uut ja huvitavat. Aitäh teile ja kohtumiseni. Podcasti tõi teieni Phoenixbet. Panustame omadesse.